tere õhtust selle spordikeskuse saalist. Käimas on 12. voor ja täna mängitakse siin Sõle spordihallis vooru teise mängu. Eile Saku Sporting võitis vooru esimeses mängus Silla FC Phoenixit seisuga 9-2. Tänane mäng on vooru teine mäng. Veel 2 mängu toimuvad homme pühapäeval. Aga täna siin Sõles kohtuvad põhihooaja võitja Tallinna FC Bunker Partner ja hetkel 4. kohal olev Tallinna FC Karabakh. Ja selline on stardiviisik Bunkeril. Karabakhi stardiviisik ja vaatame, ja Eduard Orehov tõrjub suurepärase tutvustatud ja vaatame, kuidas mängitakse lahti karistuslöögi. Artur Bystrov jookseb pallist mööda ja Fenin lööb otse ja Eduard Orehov 3 korda järjest tõrjub 3 lööki. Poolteist tundi tagasi lõppes ka Aasia väga ohtlik löök. Nii, tundub, et Wojciech Karnatsevich näitab penalti punktile, et Vladislavi. Vaatame, kes peale jääb. Ja Tšurilkin lööb parema jalaga värava paremasse nurka ülesse ja Karabakh läheb mängu juhtima. No nüüd 1-1 siin ääres Vnukov Starodubi vastu. Avaneb Mark Ivanov, varba otsaga oli võimalik lüüa, aga proovivad söödu ka ja Marek Naul ja Mark Ivanov. Visman eksib Starušin sööduga 3-2 vastu, tõstab ja seis on 1-1 ja Bruno saadab palli väravasse, Karabakhi väravasse mängu 10. minutil. Penaltist viis Karabakhi juhtima ja nüüd Bruno jälle mängib Artur Tikhonovist mööda ja lööb oma teise värava selles mängus ja 9. värava meistrivõistlustel. Starušin ja Marek Ivanov lööb nüüd isegi siin 2-3-1 vastu sööd Tšurilkinile. Ei, Vladislav Svetkov. See on peaaegu veerand väljakust eksimus. Tikhonov tõrjub. Ja veel üks eksimus ja nüüd Starušin oli tõste Edvin Stjufile. Rinnoga omaks ja nii ilus värav Edvin Stjufil. Edvin Stjuf teeb seisuks 3-1. Mängu 3. Tikhonov. Vale sööd, aga minnaga pooleks ja Bruno ikkagi teeb küberatriki. Täna Stjuf Rubelile tagasi, ei andnud Edvin Stjuf, nüüd andis ja Rubel lööb 5. värava. Ilus kombinatsioon, hea koostöö 2 mängija vahel ja Pavel Rubel saadab. Tuleb tagasi joosta Bystrov, sööd Stjufile, Stjuf tagumisele poistele ja Anton Fenin. Meeldiv näha, et ei ole kadedad Bunkeri mängijad, annavad üksteistele söödu tühja värava. Füüsiline pool ka hakkab rolli mängima muidugi ja jälle tühi värav, Bystrov, Artur Bystrov, 7-1. Hästi Mark Ivanov praegu mängis, avanes ja jällegi Brunole, kõik tahavad söödu. Rääksin esimesel poolajal, aga kui keegi liitus meiega siin teisel poolajal, siis Brasiilia mängija, 30-aastane. 3. mängija lööb muidugi, lööb ta oma 4. värava ja võistkonna 8. värava. Üle 6 minuti natukene, ehk siis aega on, siis tuleb 3-4-5 äkki. Ja Aleksandr Ftorušin ilus värav. Daniel Gasinski ja Ftorušini koostöö kandis vilja
teise värava näol ja Karabakh lööb 7-2, 18 punktiga jääb praegu neljandaks ikkagi. Kell 20.30 vaadake ka Euroopa meistrivõistluste finaali. Põnev mäng Hispaania ja Portugali vahel, meie aga siin selles spordikeskuses.